Dubai on äsja andnud löögi, mida Iraan ei osanud ette näha. Teheraan ahmib õhku, mitte rakettide või pommide tõttu, vaid millegi vaiksema ja palju lämmatavama pärast. Aastaid leidis Iraan viise sanktsioonidest mööda hiilimiseks, tehes koostööd Dubaiga, mis aitas selle majandusel elus püsida hoolimata USA ja Iisraeli survest. See vaikne partnerlus oli Iraani jaoks oluline päästerõngas, kuid siis muutus kõik, kui hiljutised pinged Pärsia lahes puhkesid, mis viis Iraani suure vea tegemiseni. Nad ületasid piiri, mida poleks tohtinud. Nüüd on see viga hakanud neile rängalt maksma, viies olukorrani, mis võib tähendada Iraani režiimi lõplikku kokkuvarisemist. Et täielikult mõista, mis toimub, uurime seda pöörast Dubai-Teherani suhet ja vaatame, kui sügav see seos tegelikult on. Lihtsalt öeldes on Dubai olnud Iraani tagauks juba aastakümneid. See oli süsteem, mis hoidis Iraani toimimas ajal, kui kõik teised teed olid suletud. Näete, alates esimestest USA sanktsioonidest 1979 aastal on Iraan leidnud end ülemaailmsest finantssüsteemist tõrjutuna. Asjad läksid veelgi karmimaks 2000-ndate keskpaigas, kui tuumaprogrammi tõttu avaldati uut survet, mis mõjutas tugevalt panku ja naftamüüki. Teoorias oleks see pidanud Iraani majandust oluliselt pidurdama, aga nii ei läinud. Ja miks? Sest Dubai pakkus väljapääsu. Kui maailm isoleeris Iraani teisel pool lahte, pakkus Dubai avatud sadamaid, paindlikku pangandust ja ülemaailmset kaubanduskeskust, mis suutis vajadusel vaikselt kohaneda. 2010. aastaks tegutses vabakaubandustsoonides üle 8000 Iraani ettevõtte, kaubavahetus kahe poole vahel õitses, ulatudes tippajal umbes 28 miljardi dollarini. Tairas tegelesid valuutavahetuspunktid tagateedel reaalide dollariteks vahetamisega. Samal ajal liikusid Jabal Ali's, mis on üks maailma kõige hõivatuimaid sadamaid, laevad, mis vedasid registreerimata Iraani kaupu. See suhe oli nii tulemuslik, et üks ametlik USA rahandusministeeriumi esindaja nimetas Dubait kunagi kogu Iraani sanktsioonidest kõrvalehoidmise võrgustiku kõige olulisemaks keskuseks. See ütleb kõik selle kohta, kui keskseks oli Araabia Ühendemiraadid Iraani jaoks muutunud. Mõtle, kuidas see igapäevaselt praktiliselt toimis. Iraani tohutuvarilaevastiku naftatankerid ankurdasid rahvusvahelistes vetes rannikust eemal. Meeskonnad kandsid öösiti lasti üle laevadele, millel olid puhtamad dokumendid. Need uued dokumendid väitsid, et nafta pärineb neutraalsest allikast. Seejärel sõitsid tankerid Dubai hiiglasliku Jabal Ali sadamasse, kus sadamatöötajad registreerisid need tavaliste importidena. Sealt edasi müüdi nafta avatud turul või rafineeriti koha peal, enne kui tulu liikus tagasi mitmeastmeliste Dubai kontode kaudu. Samal ajal liikusid teises suunas salakaubana elektroonika, autovaruosad ja isegi meditsiiniseadmed. Autokomponentide saadetis võidi märgistada kui teel olevaks AÜE tehasesse, kuid pärast dokumentides näidatud kiiret edasimüüki veeti see veoautoga vaikselt üle piiri. Need Dubais ümber eksporditud kaubad hoidsid Iraani tehased töös ajal, kui ametlikud kanalid kuivasid kokku. Kogu süsteem tugines lähedusele, kiirusele ja linnale, mis õitses tänu sellele, et oli Pärsia lahe piirkonna vahendaja. Suhe nende kahe riigi vahel ei piirdunud kunagi ainult salakaubaga. Selle süsteemi vastupidavaks tegi inimvõrgustik, mis oli Dubaisse põimitud. Iraani perekonnad ei olnud lihtsalt läbisõidul, vaid asusid elama. Nad ostsid kinnisvara, avasid poode, juhtisid laevandusettevõtteid ja panid oma lapsed kohalikele koolidele kirja. 1990-ndateks ja 2000-ndateks hinnati Iraani kogukonna suuruseks Dubais 150 000 kuni 300 000 inimest, kes olid tugevalt seotud kullakaubanduse, tekstiilitööstuse, ehituse ja merendusega. Iga palgapäev, iga ärileping, iga koolitasu oli osa rahalisest voost, mis liikus rahaülekannete kaudu Iraani. See polnud mingi varjatud kanal kusagil kõrvalt tänavates. See oli linna majandusliku struktuuri sisse põimitud, nähtav päevavalges. Iraan polnud seda mehhanismi leiutanud, kuid ta valdas seda suurepäraselt, muutes Dubai üheks tõhusaimaks väliseks eluliiniks piirkonnas. Sanktsioonid toimivad tegelikult ainult siis, kui raha ja kaupade liikumine katkestatakse. Kui need kanalid jäävad avatuks, ei avaldu surve kunagi täielikult. Ja ilma Dubaid oleks see surve Iraani tabanud palju kiiremini ja palju tugevamalt. On näha, kui kiiresti oleksid asjad laiali lagunenud. Tehased poleks aastaid vastu pidanud. Need oleksid aeglustunud nädalatega ja siis peatunud, kui varuosad oleksid otsa saanud. Haiglad oleksid seda tundnud sama kiiresti. Riiulid oleksid tühjenenud ja arstid oleksid pidanud improviseerima, kui olulised tarvikud kadusid. Ja ka väljaspool Iraani piire oleks mõju levinud. Rahastamisliinid sellistele rühmitustele nagu Hezbollah, Houthid ja Iraagi relvarühmitused oleksid ahenenud, piirates Teherani võimet oma mõjuvõimu laiendada. Aga nii ei läinud ja põhjus on lihtne. Dubai jäi avatuks. Süsteem ei suletud, vaid jätkas toimimist. Raha liikus kõrvalkanalite kaudu, kaubandus leidis endiselt teid ning majandus püsis vaevu murdumispunktist ülevalpool.
Igal aastal liikus nende võrgustike kaudu 16 kuni 28 miljardit dollarit sanktsioonide all toimuvat kaubandust, millele lisandus veel 6 kuni 7 miljardit dollarit naftaväliseid eksporttooteid. See polnud täiuslik, tehingud kukkusid läbi, riskid olid suured ja midagi polnud garanteeritud, aga see ei pidanudki täiuslik olema. Piisas sellest, et see töötas. Ja sellest piisas. Piisavalt, et hoida tehased töös, isegi kui vaevu. Piisavalt, et haiglad oleksid varustatud, isegi kui vaid kõige vajalikuga. Piisavalt, et liitlased saaksid rahastust ja mõjuvõim säiliks. Süsteemis, mis oli pideva surve all, tegi just see väike varu kogu vahe. Ja see ongi peamine punkt. Raskete sanktsioonide keskel ei eemaldanud Dubai survet. See andis Iraanile lihtsalt hingamisruumi ja sellises olukorras tähendab vahe hingamise ja lämbumise vahel kõike. Ja siis tuli aasta 2026, mis muutis kõike. Sõda, milles osalesid Ameerika Ühendriigid, Iisrael ja Iraan, kandus Lahe piirkonda ja käiguga, mis tuli paljudele ootamatult, pööras Iraan oma tule Araabia Ühendemiraatide poole. See polnud lihtsalt järjekordne sihtmärk. See oli riik, mis oli aastaid vaikselt aidanud Iraani majandusel toimida, mis tegi järgnenud sündmused veelgi märkimisväärsemaks. Kui rünnakud veebruari lõpus algasid ja jätkusid märtsis, oli reaktsioon kohene ja etteaimatav. Investorid tõmbusid tagasi, turud langesid ja usaldus hakkas peaaegu üleöö kaduma. Araabia Ühendemiraatide aktsiaturud kaotasid kokku üle 120 miljardi dollari väärtusest. Dubais peamine indeks langes vaid mõne nädalaga umbes 16%. Ja kui need kaotused kasvasid, levisid mõjud ka turgudest kaugemale. Kinnisvaratehingud aeglustusid, kauplemissaalid jäid häirete ajal tühjaks. Ja see ühtlane, rahulik rütm, mis iseloomustas Dubait, hakkas murenema. Mis varem tundus stabiilne, muutus nüüd ebakindlaks ning linna turvalise sadama maine hakkas tuhmuma. Selle muutuse keskmes oli selge valearvestus. Iraan ei eskaleerinud mitte ainult konflikti, vaid sihtis ka süsteemi, mis oli aidanud tal ellu jääda, sest see polnud sümboolne hoiatus, vaid sihipärane rünnak. Juba algusest peale kandis Araabia Ühendemiraadid selle põhiraskust. Teated näitavad, et see neelas umbes 63% kogu varajasest rünnakust, mis algas 28. veebruaril. See on hullumeelne statistika, eriti kui arvestada, kui palju rivaale Iraanil kogu piirkonnas on. Vaid 2 nädalaga lasti välja üle 450 ballistilise raketi ja peaaegu 2000 drooni, kõik suunatud Araabia Ühendemiraatide kriitilise taristu pihta. Lennujaamad, sadamad, naftaterminalid ja energiasüsteemid olid kõik sihikule võetud, mis tähendas, et surve oli korraga tunda igas suuremas sektoris. Ja kui need rünnakud päriselt tabama hakkasid, muutusid häired reaalseks. Mõned kaitsesüsteemid pidasid vastu, kuid mitte kõik. Fujara laadimistegevus oli häiritud, mis aeglustas olulisi energiavooge. Jebel Ali hakkas tempot kaotama, mis mõjutas kaubandust. Ärilennud tühistati massiliselt, kuna õhuruumi riskid suurenesid, mis lisas ebastabiilsuse tunnet. Ja kui iga neist häiretest eelnevale lisandus, hakkas Dubai kuvand puutumatust globaalsest sõlmpunktist reaalajas murenema. Nii halb kui see kõik polnud, ei lõppenud lugu sellega, sest lisaks infrastruktuurile ja numbritele oli seal ka inimhind. Vähemalt 12 tsiviilisikut sai surma, umbes 190 inimest sai vigastada ning oli ka sõjaväelaste seas ohvreid. Ja kui elud on kaotatud, muutub olukord taas. See ei puuduta enam ainult majandust või strateegiat. See muutub küsimuseks turvalisusest, usaldusest ja sellest, kui turvaline üks koht tegelikult on. Ja kui see turvatunne hakkab murenema, hakkab kõik muu sellega kaasa liikuma. See reetmine tähistas tõelist pöördepunkti. Iraan oli kohtanud Dubait kui partnerit, kes jääb alati avatuks. Ükskõik kui pingeliseks olukord muutus, eeldas Teheran, et äri kestab kauem kui poliitika. Kuid niipea kui rünnakud aset leidsid, lagunes see arvestus koost. Iraan oli ületanud Araabia Ühendemiraatide jaoks punase joone. Iraan põletas sisuliselt ainsa silla, millest tal oli veel vaja üle minna. Ja Araabia Ühendemiraadid otsustasid neid selle eest põhjalikult karistada. Selline enesesabotaaž Iraani poolt sulges võimalused kiiremini, kui ükski kauge lääne sanktsioon kunagi suutis. Hoolimata nendest agressiivsetest sammudest on oluline märkida, et Araabia Ühendemiraadid on säilitanud vaos hoitud hoiaku. Kuigi Iraan tulistas sadu rakette ja droone oma naabri pihta, mis oli selge agressiooniakt, ei ole Araabia Ühendemiraadid vastanud sõjalise jõuga. Selle asemel on Araabia Ühendemiraadid keskendunud oma kaitsevõime tugevdamisele ja majandussuhete tihendamisele liitlastega. See erinevus toob esile Iraani rolli agressorina piirkonnas, kes eelistab vastasseisu diplomaatiale, samal ajal kui Araabia Ühendemiraadid otsivad stabiilsust ja turvalisust vägivallatute vahenditega. Mida siis Araabia Ühendemiraadid tegid selle asemel, et vastulöögile minna? Nad tegid seda, mida olid kogu aeg teinud. Nad pöördusid tagasi raamatupidamise juurde. Järgnes majandusliku jõu jõhker demonstratsioon. See algas vaikselt märtsi alguses, kuid kui see kord juba käima läks, siis ei peatunud enam. Ilmusid teated, et miljardid Iraani varad külmutati AÜE pankades ja need polnud lihtsalt seisvad eraarved.
Need olid režiimiga seotud vahendid, varifirmad, mis varjasid ebaseaduslikku kaubandust ja peidetud reservid, mis olid vaikselt hoidnud Teherani võrgustike elus. Nii et kui need kontod suleti, ei hoitud kinni lihtsalt raha, vaid lõigati ära hapnik ja sellest hetkest ei jäänud surve ühte kohta. See levis kiiresti. Võimud tegutsesid samaaegselt mitmel rindel, mis jättis mulje koordineeritud ja sihipärasest tegevusest. Rahavahetusettevõtted, mis olid aastaid tegutsenud, sattusid äkitselt tugeva kontrolli alla. Need polnud väikesed tegijad. Need olid kanalid, mis olid vaikselt muutnud varjatud naftamüügi kasutatavaks sularahaks. Siis algasid reidid. Üle kogu Dubai tegutsesid turvameeskonnad ja arreteerisid kümneid rahavahetajaid, kes olid otseselt seotud IRGC võrgustikega. Need olid usaldusväärsed tegutsejad, inimesed, kes olid aja jooksul suhteid loonud ja teadsid täpselt, kuidas raha liigutada ilma tähelepanu äratamata. Nende eemaldamine polnud juhuslik, see oli täpne. Ja kui nad olid kadunud, ei aedlustunud süsteem lihtsalt. See hakkas lagunema, sest need vahetuspunktid polnud lihtsalt ettevõtted, vaid need olid lülid. Need ühendasid naftamüügi rahaga, rahalogistikaga ja logistikategevustega koha peal. Kui need välja lõigata, nõrgeneb kogu ahel. Raha liikumine ei ole enam sujuv, makseid hakatakse viivitama, tehingud lagunevad ja see mõju levib kiiresti, eriti kui need vahendid on seotud relvade, võitlejate ja väliste operatsioonidega. Samal ajal kandus surve ka ärisfääri. Vaata seda. Teatatakse, et Araabia Ühendemiraadid on alustanud Iraani kodanikke, kes viibivad praegu riigist väljas, sealhulgas kõrge väärtusega kuldviisa omanike, kellel on äri- ja kinnisvarainvesteeringud, elamislubade ja viisade tühistamist. Samal ajal seisavad Dubais Iraaniga seotud asutused nüüd sulgemise ees. Koolid on suletud ja teatavasti on Iraani haiglad lõpetanud tegevuse. Ja Teherani konsulaaresindatust vähendatakse miinimumini. Nende võrgustikega seotud kontorid suleti, sageli ilma ette hoiatamata. Ettevõtted, mis olid aastaid tegutsenud, leidsid end äkitselt tegevusest kõrvaldatuna. Viisad tühistati, sealhulgas pikaajalised kuldviisad, mis olid võimaldanud iraanlastel vabalt elada ja tegutseda. Viisade pikendamine peatati, jättes mõned inimesed välismaale lõksu ja sundides teisi kiiresti kohanema. Asutused, mis olid varem sujuvalt toiminud, hakkasid tühjenema, kui piirangud karmistusid ja tegevus aeglustus. Ja just siin hakkab kõik omavahel seostuma. Iga samm ei lisanud lihtsalt survet, vaid korrutas selle. Külmutatud varad tähendasid, et raha sai liikuda. Suletud valuutavahetuspunktid tähendasid, et valuutavahetused peatusid. Suletud ettevõtted tähendasid vähem võimalusi kaubanduseks. Rangemaad viisareeglid tähendasid, et süsteemi töös hoidmiseks oli vähem inimesi ja kui kõik see hakkas juhtuma samaaegselt, võtab midagi muud ohjad üle. Ebakindlus. Isegi need süsteemi osad, mis jäid avatuks, ei tundunud enam stabiilsed. Ettevõtted, mis jätkasid tegevust, seisid nüüd silmitsi pidevate kontrollidega, pikemate audititega, kõrgemate kindlustuskuludega ja viivitustega igal sammul. Iga saadetis muutus kallimaks, iga tehing võttis rohkem aega ja jooksul need takistused kuhjuvad. Muide, kui sulle meeldib vaadata, kuidas Iraani eluliin reaalajas läbi lõigatakse, vajuta nuppu meeldib ja telli kanal, sest kõige karmimad kärped on alles ees. Jätkame. Mis tegi olukorra Iraani jaoks hullemaks, oli see, et Dubai on alati olnud lähedal, kiire ja tõhus. See lähedus oli eeliseks, kuid kui süsteem karmistus, muutus see sama lähedus nõrkuseks. Laevad pidid marsruuti muutma, kulutades rohkem kütust ja läbides pikemaid teid. Uued ettevõtete registreerimised tõmbasid rohkem tähelepanu. Varifirmad, mis varem sulandusid massi, hakkasid silma paistma. Ja nii muutus see, mis kunagi oli olnud sujuv ja usaldusväärne päästerõngas, millekski hoopis teistsuguseks. Viivituste, kasvavate kulude ja suurenevate riskide labürindiks. Ja kuna see kõik toimus, lisaks juba olemasolevatele lääne sanktsioonidele oli mõju veelgi tugevam. Lõppkokkuvõttes ei ole see lihtsalt järjekordne survekiht. See tabab Iraani püsimajäämise tuuma ja just sellepärast on selle mõju teistsugune. Seda on näha selles, kui kiiresti mõju avaldub. Iraanis endas on šokk olnud peaaegu kohene. Miljardite külmutatud varade ja Dubais asuvate valuutakanalite sulgemisega hakkab riaal kiiresti kukkuma. Praegu kaubeldakse sellega paralleelturul umbes 1,47 miljonit $1 eest, mis on kõigi aegade nõrgim tase. Ja kui valuuta nõrgeneb, hakkab kõik muu sellega kaasa liikuma. Inflatsioon, mis oli juba 2025 aasta lõpus üle 42%, on nüüd ületanud 50% ja see ei jää ainult paberile. See avaldub igapäevaelus nädalast nädalasse. Pered tunnevad seda esimesena. Säästud kaotavad väärtuse peaaegu üleöö. Leiva hind tõuseb veel 18% ja riisi hind 12% juba esimeses kvartalis. Ja kui hinnad tõusevad, hakkab pakkumine vähenema. Ravimid ja varuosad, mis varem tulid Dubai kaudu, hakkavad lettidelt kaduma. See omakorda mõjutab tootmist. Samal ajal ei jää ka Araabia Ühendemiraadid sellest kõigest puutumata.
Iraani kapitali äralõikamisel on oma hind ja need mõjud on juba näha. Kinnisvaraturg jahtub ja tehingute arv on 2026 aasta esimeses kvartalis langenud umbes 12%. Hinnad langevad olulistes piirkondades. Turism saab samuti löögi, kuna külastajate arv on sellest kõigest alates langenud umbes 8%. See pole tegelikult üllatav. Keegi ei taha minna pommitatud paika, ükskõik kui ilus see ka poleks. Lisaks sellele on aktsiaturud saanud tugeva löögi. Süsteemist on kadunud miljardeid ja Dubai peamine indeks on langenud umbes 16%. Seega pole see surve ühepoolne, kuid erinevus seisneb reaktsioonis. Isegi nende kaotuste juures läheb AÜE oma plaaniga edasi, sest nende vaatenurgast on arvutus muutunud. Rahvuslik julgeolek kaalub nüüd üles ärilise mugavuse. Rünnaku all avatuks jäämine ei näita enam tugevust. See näitab haavatavust ja haavatavus kutsub esile suuremat survet. Nii et nad on oma valiku teinud. Võta majanduslik löök vastu praegu, kaitsesüsteemi pikaajaliselt ja sulge uks, mis varem jäi avatuks. Aga kuidas Iraan üldse siia jõudis? See on tegelikult kõige olulisem küsimus, sest see ei tekkinud tühja koha pealt. Otsus minna Araabia Ühendemiraatide kallale on seotud palju suurema pildiga, mis on aastaid kujunenud. Kui jälgida mustrit, hakkab see loogilisena tunduma. Araabia Ühendemiraadid on järjekindlalt lähenenud Ameerika Ühendriikidele nii sõjaliselt kui ka majanduslikult. Samal ajal on Araabia Ühendemiraadid arendanud vaikseid, kuid selgeid sidemeid Iisraeliga. Mitte miski sellest ei juhtunud üleöö, kuid Teherani vaatenurgast vaadatuna kogunes see kõik kokku. Aasia jooksul hakkas Dubai olemast lihtsalt pelga kaubanduspartnerina ja hakkas paistma hoopis millegi muuna. See hakkas välja nägema nagu joondumine Iraani suurimate rivaalidega. Ja kui see arusaam kinnistus, hakkasid suhted muutuma. Iraan ei näinud Araabia Ühendemiraate enam neutraalse territooriumina. Iraan hakkas Araabia Ühendemiraate nägema osana laiemast süsteemist, mis töötab tema vastu. Teherani vaatenurgast oli Emiraatidest saanud sõlm, kust kaudu Ameerika mõju laienes Pärsia lahe piirkonda, kus luure, logistika ja rahandus kõik omavahel põimusid. Iga kaitseleping Washingtoniga kinnitas seda arusaama veelgi. Iga ühine õppus lääne liitlastega tugevdas seda veelgi. Ja iga koostöömärk Iisraeliga viis seda veel kaugemale. Nii et Iraani poolt vaadatuna polnud see juhuslik, see oli läbimõeldud. Selles mõtteviisis polnud rünnak Araabia Ühendemiraatide vastu ainult kättemaks. See oli sõnum naabrile, kes Iraani silmis oli läinud üle piiri. Riiki, mis oli aastaid vaiksest majanduskoostööst kasu saanud, hakati nüüd nägema kasvava ohuosana. Ja just siin saavad need rünnakud teise tähenduse. Need ei olnud mõeldud ainult kahju tekitamiseks, vaid ka signaali andmiseks. Käivitades sadu rakette ja droone, püüdis Iraan näidata, et ükski Pärsia lahe riik ei saa loota Ameerika või Iisraeli toetusele ning tunda end puutumatuna. Idee oli lihtne. Kui sa oled meie vastu, siis sa tunned seda. Samal ajal oli veel üks eesmärk. Iraan tahtis raputada Dubai mainet. Aastaid oli linn kujundanud end turvalise ja stabiilse keskuse, kus äri sai vabalt toimida. Rünnakud olid mõeldud selle maine otseseks proovilepanekuks, tabama infrastruktuuri, häirima tegevust ning nii hakkabki usaldus kõikuma. Investorid kõhklevad, turud reageerivad ja turvatunne hakkab kaduma. See polnud lihtsalt sõjaline tegevus, see oli majanduslik surve teises vormis. Mingis mõttes oli see šokile rajatud strateegia. Teheraan ei reageerinud lihtsalt, vaid püüdis kujundada käitumist. Ta soovis heidutada välisriike oma haaret Pärsia lahe üle tugevdamast ning valis selle sõnumi edastamiseks Araabia Ühendemiraadid. Ja just see teebki selle hetke nii tähelepanuväärseks. Iraan sihtis lõpuks süsteemi, mis oli aidanud tal ellu jääda, ainult selleks, et saata hoiatus kõigile teistele, kes pealt vaatasid. See karmim hoiak ei piirdu ainult pangakontode ja viisadega, see kandub loomulikult üle ka suurematesse strateegilistesse otsustesse ning need otsused kujundavad nüüd kogu piirkonda ümber. Seda on näha selles, kuidas Araabia Ühendemiraadid Hormuzi väina küsimusse suhtuvad. Nad ei jää enam kõrvale, nad osalevad üha aktiivsemalt väina avatuna hoidmise jõupingutustes, isegi kui see tähendab mereväe operatsioonide koordineerimist. Samal ajal surub Araabia Ühendemiraadid ÜROs läbi 7. peatüki resolutsiooni, mis võiks lubada jõu kasutamist laevateede avatuna hoidmiseks ning vaatab sisemiselt üle oma rolli, sealhulgas miinitõrjeoperatsioonid, mereväe saateoperatsioonid ja logistilise toe pakkumise laiemale rahvusvahelisele koalitsioonile. See on suur muutus, kui sellele kõrvalt vaadata. See on riik, mis on oma maine rajanud kaubandusele ja stabiilsusele, mitte patrullidele ja mereturbele. Ja ometi kaalub seesama riik, mis kunagi andis Iraanile majandusliku hingamisruumi, nüüd abi Iraani katsete tõkestamisel kontrollida üht maailma kõige olulisemat kitsaskohta. Iraani otsus sulgeda Hormuzi väin on vallandanud ülemaailmse kriisi. Ja siin hakkabki surve laienema väljapoole Pärsia lahte. Peaaegu 20% maailma naftatarnetest liigub läbi selle kitsa väina. Nii et kui see on häiritud, ilmnevad mõjud kohe. Tankerid jäävad toppama või suunatakse ümber Aafrika kaudu, mis lisab tarneajale nädalaid ja kulutab kütusele miljoneid rohkem.
kindlustusmaksed laevadele, mis ületavad lahte, on tõusnud 300%, kusjuures mõned vedajad maksavad läbipääsu kindlustamiseks miljoneid. USA 5 laevastik ja liitlasriikide mereväed on saatnud piirkonda lennukikandjad ja hävituslaevad, viies läbi patrulle ja miinitõrjeoperatsioone, et vähemalt osaliselt hoida mereteed avatuna. Kuid isegi selle kohaloleku juures jätkub Iraani droonide, rakettide ja meremiinide oht lämmatama ühendusarterit, mis ühendab lahte ülejäänud maailmaga. Ja kui see surve merel kasvab, ei jää see sinna. Mõjud on kohesed. Nafta hind on tõusnud üle $110 barreli eest, mõjutades tarbijaid Euroopast Aasiani. Tehased varuvad kütust ja varuosi, samal ajal kui valitsused üle maailma rabelevad alternatiivsete tarnete kindlustamise nimel. Laevandusettevõtted teatavad ümber suunatud reisidel 10–14 päevastest viivitustest ning ülemaailmsed inflatsioonisurved kasvavad koos transpordikulude tõusuga. See, mis algab kui Pärsia lahe vastasseis, hakkab igapäevaelus ilmnema suuremate kütusearvete ja tõusvate toiduhindade kaudu. Araabia Ühendemiraadid on aga ainulaadses positsioonis sellele muutusele reageerima. Tänu oma tohututele finantsreservidele, üle 1,5 triljoni suurustele riiklikele investeerimisfondidele ning rollile ülemaailmse logistikakeskusena suudab Araabia Ühendemiraadid rahastada koalitsioonioperatsioone õige kindlustusgarantii korral ning pakkuda vajaliku mereväe ja logistilise toe, et hoida Hormuzi väin avatuna, tehes ÜROs jõu kasutamist lubava resolutsiooni nimel lobitööd ning panustades vahendeid miinide puhastamisse ja saatemissioonidesse, annab Araabia Ühendemiraadid märku, et ta ei kavatse enam olla vaikne võõrustaja. Selle asemel tegutseb ta eesliini riigina, kes on otsustanud murda Iraani haardest. Ja see finantsjõu ja strateegilise kavatsuse kombinatsioon muudabki jõudude tasakaalu Pärsia lahes. Suund on selge. Araabia Ühendemiraadid ei mängi enam vaikse võõrustaja rolli. See käitub nagu riik, mis sai löögi ja otsustas, et enam teist ei saa. Ja sellega sulgeb ta süsteemi, millele Iraan kunagi lootis. Aastaid kohtles Iraan Dubait kui püsivat partnerit, kohta, millele ta võis alati loota. See eeldus enam ei kehti. See partnerlus on läbi ja surve on näha kõikjal, alates juhatuse ruumidest kuni laevateede ja finantsvõrkudeni kogu piirkonnas. Ja põhjus, miks see nii tugevalt mõjus, on lihtne. Süsteem, millele Iraan lootis, polnud kunagi varjatud. See toimis kõigi silme all ja nüüd lammutatakse seda süsteemi tükkhaaval. Kui maailm tunneb šokki bensiinijaamas, siis kõige valusamad löögid tabavad tavalisi iraanlasi palju lähemal kodule. Neid, kes kunagi pidasid Dubait oma teiseks koduks. Pered ehitasid koole, juhtisid haiglaid ja lõid kogukondi, mis andsid inimestele Iraanist väljaspool stabiilsustunde. See side oli väga tugev, kuid pärast raketirünnakuid hakkas kogu see usalduskiht lagunema. Araabia Ühendemiraadid on tühistanud tuhanded iraanlaste elamis- ja äriviisad, sihides otseselt kogukonda, mis kunagi Dubais õitses. Perekonnad, kes olid seal aastakümneid elanud, leiavad end äkitselt välismaal lõksus olevatena või seisavad silmitsi riskiga kaotada oma seaduslik staatus. Samal ajal on ettevõtete omanikud sunnitud peatama laienemisplaanid ja otsima uusi tugipunkte väljaspool Emiraate. Need samad institutsioonid, mis kunagi sidusid kahte poolt, jäetakse nüüd kõrvale. Ja need sulgemised polnud juhuslikud, need olid tahtlikud. Iraani haigla, mis on alates 70-ndatest teenindanud tuhandeid inimesi, kästi märtsi keskpaigas sulgeda, kaasa arvatud selle erakorralise meditsiini osakond. See üksi andis tugeva sõnumi. Siis tulid koolid. Mitmed Iraani koolid suleti, nende sildid eemaldati, bussid jäid jõude seisma. Järgmisena tulid kogukonnakeskused, Iraani klubi ja teised keskused, mis olid aastakümneid olnud igapäevaelu osa, suleti. Need ei olnud vaiksed halduslikud sammud. Need olid nähtavad sümboolsed tegevused, selge signaal, et Araabia Ühendemiraadid ei hakka enam võõrustama riigi võrgustikke, mis neid just ründas. Ja sealt edasi muutusid tagajärjed koheseks ja isiklikuks. Vanemad otsivad nüüd kiiresti oma lastele uusi koole. Pered, kes sõltusid haiglatest, otsivad alternatiivset arstiabi. Ettevõtjad, kes varem tegutsesid sujuvalt Dubai vabamajandustsoonides, seisavad nüüd silmitsi rangemate kontrollide, pikemate viivituste ja kasvava ebakindlusega. Mõned on sunnitud oma tegevust jagama erinevate linnade vahel, et vee peal püsida. Samal ajal on vaikinud ka mitteametlikud võrgustikud, mis hoidsid väikekaubandust elus. Ja aase vaikus ütleb palju, sest tegelikult murdub siin usaldus. Suhted, mille ülesehitamine võttis aastakümneid, hakkavad mõne kuuga lagunema. Mõned iraanlased otsustavad täielikult lahkuda, teised jäävad, kuid on pideva jälgimise all, teades, et olukord on muutunud. Samal ajal saadab Araabia Ühendemiraadid sõnumi mitte ainult Iraani kogukonnale. See näitab oma rahvale ja kogu maailmale, et nad ei kavatse rünnakuid lihtsalt taluda ja jätkata, nagu poleks midagi juhtunud. See mõjutab seda, kuidas riiki nähakse. Investorid, kes jälgivad olukorda sellistest kohtadest nagu London ja Singapur, näevad riiki, mis kaitseb stabiilsust, mitte ei eira riski. Naabrid üle lahe näevad kaubandussõlme, mis tõmbab selged piirid selle asemel, et triivida konflikti. Ja kui kõik kokku panna, saab muutus selgeks.
Iraan kasutas kunagi Dubait sanktsioonide mõju leevendamiseks. See tugines sellele ühendusele, et asjad toimiksid. Nüüd see ühendus laguneb ja sellele järgnev isolatsioon ei avaldu ainult külmutatud kontodes või suletud kontorites. See avaldub häiritud eludes, lagunenud kogukondades ja elatusallikates, mis on järsku ebakindlad. Kõik see viib tagasi ühe otsuseni, mis muutis kõike. Lõpuks jõuab lugu tagasi selle algse partnerluseni ja selleni, miks selle kaotamine muudab kõike. Dubai ei olnud Iraani jaoks kunagi lihtsalt üks linn teiste seas. See oli lahendus, mis muutis sanktsioonid talutavaks, pakkudes juurdepääsu, likviidsust, varju ja ärilist hapnikku, kõik ühes mugavas pakendis. Rünnates Araabia Ühendemiraate nii agressiivselt, sulges Teheran ise oma väljapääsu ja sundis end olukorraga silmitsi seisma. Niisiis, selline see lugu on, sõbrad. Iraan hammustas kätt, mis teda toitis, ja Dubai võttis lihtsalt rahakoti ära. Kui see näitas sulle, kui kiiresti võivad eluliinid ja lojaalsused katkeda, vajuta kindlasti meeldib nuppu ja telli kanal, et saada veel analüüse, mis päriselt asja tuumani jõuavad.